värv võlus teda juba varem ja ta tegeles ka maaliga juba 60. aastatel, leides endale sobiva tehnika just õlipastelli näol. Ning 60. lõpust ongi pärit see väga tore humoorikas metsavaht. Niisugune natuke nägemuslik pastell, mis oma ideelt muidugi on seotud järgnenud graafilise tsükliga inimene ja loodus. Selles tehnikas on loodud 70. algul ka niisugused tööd nagu mälestusi isast, ka liigutav, natuke naiviseeriv kompositsioon. Samuti kunstnikud metsas, ka niisuguse humoristliku kallakuga pastell. Pastellis on loonud ta terve rea maastikke ja nagu ikka on siin motiivistik pärit peamiselt Saaremaalt. Siin on Saaremaa kadastikud, niisugune ülalt vaates natuke visionäärne pilt. Samuti kadakad õitsevad. Maalis või pastellis köitis torni just selle vastandlikus graafikale. Niisugused hämused kontuurid, teatav niisugune ebamäärasus, toonide sulamine üksteisesse. Nii et see oli hoopis midagi muud, midagi erinevat sellest, mida me näeme tema graafikas. Akti on ta, kui seda žanri on ta viljelenud juba 50. aastatel, kuid väga menukaks kujunesid Ilmar Torni pastellid aktidest. Ta on öelnud ka, et nende pastellidega on ta teeninud rohkem kui kunagi varem oma elus. Seejuures me peame jälle osutama teatavatele inspiratsiooniallikatele. Väga populaarne aktimaalia oli 70-ndatel ju Olev Subi. Ka üks Torni niisuguseid lähimaid kaasvõitlejaid Kunstnike Liidu juhatuses ja nii mõnigi aktimaal meenutab Subi selliseid töid. Neid aktimaale on tal rohkem või vähem meelelisi, aga selles žanris nagu ta tunnetas mingit uut vabadust. Aga jah, paljud Torni pastellid kujutavad jälle Kuressaaret. Seal näeme tema vana surnuaeda. See on muidugi Kudjap ja tore on siin see roheliste toonide rikkus
ja ka niisugune teatud nägemuslikkus. Ja muidugi kunstniku kodumaja. Lõpetades seda ringkäiku me pöördume tagasi selle kodumaja juurde Vana Roomassaare tänaval ja Pastelli juurde aken. Siin on ka foto Ilmar Tornist koduaias, see on viimane, mis temast siin on tehtud. 1. jaanuaril 1921 ta sündis, 10. jaanuaril 1999 ta lahkus. No, tema elu oli nagu tema põlvkonnakaaslastelgi, kes pidid sõja läbi tegema, kas ühel või teisel pool rindejoont ja pärast sõda hakkama ehitama uut elu. Nüüd tema looming, kui nüüd tagantjärele vaadata, kerkib üha oma tähenduses. Seda nüüd üle vaadates tundus mulle, et tänu oma kujundite niisugusele selgusele, löövusele ja lihtsusele ütleb ta võib-olla praegusele vaatajale enamgi kui omal ajal. Graafika ju 60-ndatel, 70-ndatel, 80-ndatel muutus oma kujundites nii vormiliselt kui ka sisuliselt väga keerukaks ja nagu nooremad põlvkonnad jätsid võib-olla torni graafika mõnevõrra varju, kuid tänapäeval see tema niisugune mehine, jõuline stiil tänu sellele võib-olla ongi nii mõjuv. See näitus ei ole ainuke, mis Saaremaal on peale kunstniku surma tehtud. 2001 ja 2011 toimusid tema näitused Kuressaare Raegaleriis. Kuid ta on neist suurem, on näitusega kaasneb kataloog, siin näeb teoseid erinevatest kogudest, muuseumidest, erakogudest. Nii et ma loodan, et inimesed jõuavad seda näitust nüüd 2021. aasta kevadel veel vaadata. Kõike head!